Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpe. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Tere ja kuulaja! Mul on siin suur hea meel tervitada Meediapalati järjekordses episoodis. Täna on Võrumaa elanikele väga tähtis päev. Teadsite seda? Täpselt 240 aastat tagasi eraldati Tartumaast Võrumaa maakond. Nii et tervitust kõikidele võrukatele ja samuti on täna märgiline päev, sest Kalle Grünthal lahkus EKRE ridadest. Põhjuseks ikka klassikaliselt taktikaline infooperatsioon tema vastu. Ja kindlasti ei ole sellel kriitikal tema vastu siis mitte mingit alust, sest tähelepanu ju tahetakse eemale suunata teistelt teemadelt. Aga ma arvan, et see taktika ja see kommunikatsioon on kõikidele tuttav. Aga mul on siin Hubase stuudios hea meel tervitada meie häid kursakaaslasi Roosi Rahnu, tere! Tere! Ja Siim-Martti Kubenski, tere ka sulle! Tervist! Ja muidugi istub mul vastas siin ei keegi muu kui Martin-Erik Maripuu. Ega mul rohkem miskit öelda polegi, võtta üle. Tere ka minu poolt. Täna tuleb meil juttu siis ETV uuest saatest Impulss Läänemeres toimunud tõenäolistest rünnakutest Eesti, Soome ja Rootsi kriitilise taristu vastu, pommi ähvardustest Eesti haridusasutustele ja lõppu ka legendaarne Eesti jalgpall ja siis võib öelda, et selle russofiilsed kalduvused. Aga enne veel räägime, mis meil saadete vahelise ajal meediast on silma jäänud. Kes tahab alustada oma suurepäraste tähelepanekutega? No kui tavapärane on viimastel saadetel olnud see, et alustame Wow of the Weekiga, siis Kalle Grünthalist oli juttu juba ning ma siinkohal teeks suure shoutouti Eesti Ekspressi ajakirjanikule Edward Joakitile, kes avaldas sellise artikli pealkirjaga, et kütuse Grünthali uued seiklused rahvasaadiku kütusekaardiga tangiti ajal, mil ta istus Riigikogu saalis. See oli tõesti see nupp, mis haaras mis pani mind sellele nupule vajutama. Et see tõesti eristus väga hästi sellest uudisvoost, mis meil igapäevaselt silmest läbi jookseb. Jaa, ei no siis mõttes, et see PSH, et sellest räägitakse, ma arvan, igal pool kogu aeg, aga lihtsalt praegu, mis mind huvitas, oli tegelikult see, et kohus peatas nüüd siis tema raamatu müügi ja reklaamimise ja mulle tundub, et ta ise nagu ikka väga sellest häiritud ei ole, nii et ta on lihtsalt väga huvitav kuju minu jaoks, et see on peamiselt see Wow of the Week minu jaoks, sest ta on nii leierdatud teema, siis mõttes temast pole väga palju rääkida, aga lihtsalt väga põnev, et see kogu jätkub, et sealt tuleb midagi uut huvitavat. Christopher, mis sul hingel on? Ja mul on päriselt hingel. Minu Wow of the Week ei ole kindlasti nii positiivne, kui võib-olla tavaliselt meil on olnud, et ikkagi seda wow-efekti tekitas Iisraelis puhkenud sõda, mis on kindlasti väga oluline ja märgiline asi, mis siis maailmas juhtus. Et me kindlasti ei hakka seda teemat siin saates täpsemalt kommenteerima, sest ega meie ei ole eksperdid. Aga lihtsalt, et see tasub kindlasti ära märkida, et millises julgeoleku olukorras me üldse maailmas oleme ja et sellised sõjad on nagu nii-öelda ikka veel juhtuvad, et see on äärmiselt kahetsusväärne. Aga Martin, mis sinu Wow of the Week oli? Minu Wow of the Week oli, võib öelda, et jätkuteema meie eelmisele saatele, kus me siis rääkisime sellest, et ETV+ eetrisse sattusid Vene propagandahõngulised saated, mis sinna ei oleks tohtinud sattuda. Ja nüüd siis Postimees kirjutas paar päeva tagasi, et Eesti Rahvusringhäälingu juhtkonna hinnangul ei ole telekanali ETV+ filmivalikus Venemaa propagandat eriti sattunud ja nüüd siis edaspidiste probleemide ennetamiseks kutsutakse ERR-i töötajaid koolitama propaganda ennetamisega tegelevad jõuametkondade eksperdid. Täpsemalt oli seal välja toodud siis PPA ja Kaitseväe Akadeemia. Eks siis ole näha, kuhu see asi välja liigub, aga siin oli juba kriitikat ka sellel teemal, et kus on tasakaal, aga eks siis, kui asi aktuaalne, siis võib-olla teinekord pikemalt.
et Impulss siis 3. oktoobril alustas, Anna Pihl ja Uljana Kuusmina seda juhivad ja see on siis selline väga uus ja huvitav saade siin meie telemaastikul tegelikult, et teemad on siiani olnud näiteks idanaabri mõjutustöö Eesti noorte seas, poliitika ja ärihuvide piirid ja siis nüüd viimane, mis oli siis eile, oli Vene rulett Läänemaal. Ja see on siis arutelusaade, mis toob teleekraanidele uurivad ajakirjanduslikud videolood ja need siis käivitavad stuudios debatistiilis arutelu. Ja siis ma nagu eile seda viimast osa vaatasin ja minu meelest, ma ei tea, parandage mind, kui ma nüüd eksin, et minu meelest esimeses 2 saates oli publik ja nüüd selles viimases ei olnud publikut, on ju. Et minu meelest see nagu, ma hakkasin seda vaatama, mõtlesin, et kõik on nagu täiesti teistsugune siin järsku. Et see oli selline väga huvitav avastus, aga selles mõttes pani vaatama, vaata, et juba see oligi mingi trikk, et vaatama panna inimest rohkem. Aga mis teie olete arvanud sellest, et te näinud kõik osi, nagu ma aru saan, jah? Ma ei ole seda 3. osa, ma ei jõudnud vaadata. No. Selle publikuga kusjuures, ma olen täitsa nõus, tuli mulle ka üllatusena, et see publikselt eemaldati, aga samas kui ma vaatasin neid esimest 2 osa ja see publik oli sellest, oli kogu aeg nähtavas kohas, et ta oli kogu aeg kaamerate ees, et siis mina arvasin, et kaasatakse seda publikut rohkem, aga mingil põhjusel seda ei tehtud, et võib-olla siis seda publikut sinna nii-öelda kaamerate ette ei olnudki vaja. Ma arvan ka, et see publiku teema, kui sa küsitled ainult ühte inimest seal ja ma ei tea, istus neid seal mingi 10, 15, 20 inimest ja no kui see 3. osa, mis eile välja tuli ja seal ei olnud publikut, siis otseselt ei tekitanud ka nagu vajadust nende järele. Okei, see teema oli ka siuke, kus sul ei ole publikut midagi küsida, aga otseselt ei jätnud nagu siukest muljet, et publikut oleks vaja seal. Aga lihtsalt see on huvitav, et nad nagu muudavad seda, et on nagu on kindel formaat, tundub algus olevat ja siis järsku nagu poolte tegemiste pealt nad nagu, et tegelikult võid ära minna, meil tegelikult ei ole teid väga vaja. No jaa, aga see on uus arenev saade selles suhtes, et kindlasti muidugi, muudatusi tehakse ka edaspidi, et kui ongi uus formaat, siis õpitakse nii-öelda selle tegutsemise käigus, eks. Selle publiku kohta ma tahtsin veel seda öelda, et iseenesest mulle meeldiks nagu, kui oleks mingi saade, kus on nagu stuudios publikut, sellepärast, et see annab sellist natuke ameerikalikku vibe'i juurde minu meelest saatele. Et see Impulss natuke nagu ongi kombinatsioon pealtnägijast ja siis see, mis Urmas Vaino tegi. UV-faktor, jah. Et see tundus nagu kombinatsioon sellest, aga mul oli ka see tunne, et kui ma vaatasin seda esimest paari saadet, siis ma mõtlesin, et mis eesmärgiga need inimesed sinna nagu võetud on. Ja mul oli siuke tunne, et neil oli võib-olla natuke ebamugav seal olla ka. Või ma ei tea, see esimese saate siuke nagu kuidagi vibe oli ebamugav, aga no võib-olla oli see minu eelhäälestus, sellepärast, et ma kuulsin mitmelt poolt nagu siukest negatiivset, ma ei vaatanud otse, ma vaatasin hiljem järgi, ma kuulsin mitmelt poolt siukest negatiivset järelkaja sellele, et Õhtulehes ilmus mingi arvustus ja isegi ma vaatasin Perekooli foorumis oli sellest kirjutatud, et ma ei läinud võib-olla neutraalse pilguga peale, aga see jah, see intervjuu ka vaata, mis seal ühe inimesega tehti, et seal nagu minu meelest ei tulnud see nagu tuum päris välja või ma ei saanud aru, mis nende intervjuude eesmärk nagu täpselt on. See vist oli nagu selle mõttega, et kedagi nagu kaasata veel, et seal on need külalised on ja kes on nagu kutsutud sinna päriselt rääkima ja siis, et aga mingi inimlik pool ka, et nagu vaata päris inimene siit sellest situatsioonist või siit kuskilt lähedalt vaata, et võib-olla sellepärast olid inimesed seal, aga no samas publiku idee võiks olla see, et nagu, et ka tavainimene või tavavaataja saab enda arvamust seal saates nagu avaldada. Iseasi on see, kuidas seda lahendada, kas on üldse võimalik teha, kui eetriaeg on suhteliselt lühike, eks. Et ilmselt tehti mingeid olulisi kaalutlusi. Minu meelest see ka korraks veel publikust rääkides, et nad olid nagu seal taga. Ja nad vaatasid nagu nende, kes seal siis nagu nii-öelda debati seisukorras olid, et nende selga lihtsalt kogu aeg oli ka minu jaoks natukene selline, et aga publik on nagu kogu aeg kaameras on ju, aga samas sellest arutelust nagu põhimõtteliselt jääd välja. Et nagu see oli ka minu jaoks natukene imelik. Nad olid nagu objektid seal. Jah, et nagu see paigutus lihtsalt oli ka minu jaoks natukene imelik. Ja siis, kui see 3. saade nüüd tuli, siis ma mõtlesingi, et okei, nagu paigutus on ka täiesti teistsugune, et kõik on teistpidi vaata ja kõik selline, et siis nad juba mõtlesid ise ka, et ei ole mõtet. Aga samas see idee kaasata, ma ei mõelnudki selle poole pealt, et see on nagu inimene sealt olukorrast. Ma ei tea, ma lihtsalt ei saanud aru sellest kontekstist. Aga tegelikult see idee on hea ju. Või no mulle see idee nagu meeldiks, aga see lihtsalt vist ei mänginud välja nagu sellel.
tundub küll, jah. Või siis olekski olnud see, et kutsutaksegi need kõik inimesed, kes seal olidki, ongi siis olukorrast ja nad kõik saavad rääkida, aga ongi lihtsalt see, et kui ongi mingi 10 inimest, nagu Siim ka ütles, on ju, et siis ja ühega räägitakse, et siis ongi nagu mõttetu, miks nad seal kõik üldse peavad olema siis. Et see jäi mulle näiteks ka silma, jah. Kui me veel räägime sellest, siis need kõik mingid videolood, minu meelest kogu see formaat, see on minu meelest väga huvitav saada, see tundub väga lahe tegelikult ja nad kindlasti arenevad sellega väga ägedasse kohta, aga minu meelest see oli lihtsalt nii teatraalne, et alguses ma hakkasin vaatama, et issand, ma ei taha seda väga praegu vaadata, et mul hakkas nagu ebamugav, et see on nagu liiga mingi, muidugi seal peab olema mingi nimekiri või mingi asi ees, kus sa vaatad ja mingi spikker on ju, aga see oli nagu liiga selline skriptitud minu meelest. Just need videolugusid. Kõik, nagu kõigepealt isegi dialoogid on esimene osa alguses nad olid mingi, aga räägivad üksteisega ja see kunstlik dialoog. Jah, et see oli nii ebamugav minu meelest. Mõnes kontekstis see töötakse, seda tegelikult tehakse. Et enamus ju teleshowsid võtame, mul ei tule praegu meelde, mis see autoshow oli? Top Gear, jah. See on ju ka nagu, see on täiesti teine žanr. Aga see on ju ka nagu täielikult ette kirjutatud või skripted ja see mängitakse välja. Küsimus ongi selles, et kas sa mängid välja, et iseenesest see viis, kuidas tehti, ei ole halb ju. Ei, muidugi ei ole, aga lihtsalt see mõjuski nagu nii kohmakalt, sest nad ei mänginud seda minu meelest nagu nii hästi välja kohe alguses. Aga kindlasti nagu, kui nad teevad seda, siis nad arenevad. Aga need videolood olid ka minu meelest hästi nagu sellised dramaatilised, seal nendes osates ka nad said ju ise ka natuke puid alla selle eest. Juba esimeses saates kohe need külalised olid, esimene asi, mis öeldi, et see andis väga valet siukest signaali see video, eks ju. Et aga see on uus saade ja kindlasti nad arenevad ja kindlasti ma arvan, et see formaat on väga äge selles suhtes. Aga see pole midagi uut ka samas, Uue Faktori üpriski sarnane, lihtsalt nüüd on lisatud sinna videolood. Ma küll nüüd täpselt ei mäleta, kas Uue Faktoris siuksed videolood olid. Aga formaat on tegelikult suhteliselt sarnane. Videolugude puhul seda ka veel, et mis mind hakkas häirima, oli see muusikaline valik, et see nagu natukene sama, mis sa tõid välja, see dramaatilisus, et see muusika valik nagu võimendas seda ja see nagu mingil määral hakkas häirima ka natukene, et sa nagu üritad anda nagu rääkida seda lugu edasi, aga samas nagu teed selle nagu liiga dramaatiliseks ära, et nagu see peaks nagu, ma ei tea, minu meelest nagu see võiks olema neutraalne, aga see ei ole neutraalne, sa nagu hakkad kallutama selle muusikaga inimesi. Et see nagu natukene läheb nagu kuidagi uudise žanrist nagu minu meelest veidi välja, et sa nagu hakkad nagu mingit ma ei tea, ilukirjanduslikku mingit draamat kruvima, aga nagu sa enam-vähem tead ju, mis nagu juhtus ja nii edasi. Aga see oligi siuke ameerikalik show stiil natukene. Ja see oli minu meelest, ta oligi nagu prooviti võib-olla nooremat auditooriumi haarata, et selle montaaži ja kõige selle stiiliga. Aga jah, nende lugude kohta veel, et nagu Oitsalu ütles vaata alguses, et see on nagu mingi kaupa õppevideo. Mina kusjuures seda nii ei tajunud. Ma ei tea võib-olla konteksti piisavalt, aga ma ei ole näinud kaupa õppevideo, ma ei oska kommenteerida. Aga teise selle saate videoloo puhul oli küll see, et ma tegelikult ei saanud aru, mida mulle räägiti. Et ma ei ole, seal oli juttu sellest istungitel osalemisest, kui seal otsustamine puudutab sind ennast või sinuga väga tihedalt seotud inimesi. Et see kontekst on ka minu jaoks võõras, aga ikkagi ma ei saanud aru, mida mulle öelda taheti ja tegelikult ma arvan, et see on probleem, sest vaatajaid on igasuguseid, et kui sa tahad laia auditooriumi on ju kõnetada. Et ma sain alles sellest kontekstist aru siis, kui aruteluks läks, et võib-olla ongi see, et mis selle saate võib-olla alguses konarlikuks tegi, olid need lood. Et valiti, vaatasin ka see, kui sa alustad, sa pead ikkagi, kui sa tahad nagu edukat saadet teha, sa pead mingi suhteliselt kõva looga alustama. Et kas see, mis nad valisid, see oli küll nagu teema, aga nad võib-olla läksid nagu detaili ja tahtsid pärast arutelus seda detaili, mis nad välja tõid nagu suureks kiskud, et nad tõid ühe indiviidi ja korra käis nagu eetrist läbi see ka, et nad mingil külalisel palusid öelda, et kas see isik on siis julgeolekuoht. Aga sellele küsimusele sa ei saa ju vastata jaatavalt, et see on kohtu case nagu. Või et see ei ole ju ka nagu, mul oli lihtsalt see koht, et ma mõtlesin, et mina ei oleks sellist küsimust nagu julgenud küsida. Ja selleks poleks nagu, see ei ole koht, kus seda küsida ka ju. See me ei saa anda ju teise inimesi hinnangut. Jah, et see oli jah kuidagi, aga samas ma hakkasin mõtlema, sa ütlesid, et sa alles siis said aru sellest videost, kui hakati nagu arutama, aga selles mõttes see ongi nagu nende formaat nii palju, kui ma lugesin mingeid artiklit selle impulsi kohta, siis nad ise olid ka öelnud minu meelest seda kuskil, et võib-olla ma eksin, ma ei tea,
nad tahavadki, et see videolugu nagu siis tekitaks mingi arutelu, mingi suurem arutelu. Et noh, ma saan aru, kuhu nad tahavad minna sellega, aga samas jah, see tegelikult jäi mitmel korral väga segaseks või siis liiga kallutas nagu inimeste arvamust, et sealt ei saa nagu mingit neutraalset, ütleme neutraalset, see ei saa olla neutraalne arutelu tegelikult, aga midagi sellist välja tuua, kui sul on juba selline nagu Siemens muusikavalik on ju ja mingid segased faktid, et näiteks oligi see, mis see Tartu oma siis poliitika huvide piirid olid, et seal oli ka nii spetsiifikasse langeti kohati, et siis sa nagu tavaline inimene ei saagi sellest aru, et nagu sa ütlesid, et siis ongi nii keeruline inimesi haarata, et võib-olla sellepärast said siis kehva tagasisidet ka nemad selle saate eest. Jah, nii detailne näide. Kusjuures üks positiivne asi viimase saate puhul, mulle väga meeldis see, kui nad seal videoloos läksid sinna mereväe laevale, eks ju, ja vaatasid, mis seal Läänemerel päriselt toimub. See oli äge, see mulle tõesti meeldis, see oli ka sisukas. Ja kusjuures selle videoloo puhul minu arust nad läksidki väga nagu, võtsid väga hästi kokku kõik selle, mis on praegu viimasel ajal toimunud, mis võib tunduda väga segane, et nad tõid selle seal videoloos päris hästi kokku, et tundub, et mida aeg edasi, seda rohkem nad õpivad, seda rohkem hakatakse ka paremaid asju tegema, nii-öelda, et oma vigadest õpitakse. Sa võid olla ükskõik kui kogenud ajakirjanik, aga uue formaadi käima tõmbamine on ikka katsumus selles mõttes. Aga vaata, selle teemade vahe ongi see, et ma nüüd ei näinud seda saadet, aga nad läksid laeva peale, uurisid seda Baltic Connectoriga seotud asju või? Jaa, nad vaatasid üldse, kes seal praegu näiteks seisavad, seal seisid Vene need see ankurdamise koht täpselt. Okei, aga see ongi see, vaata, need teemade erinevus seisneb selles, et see on suur teema, et sellest nagu, see on lihtne teema, millest midagi arvata, esiteks ka auditooriumil, ja teiseks on siuke väga nagu üldine teema, et see ei ole detaili laskumine. Et muidu ju eelmised lood rääkisid paarist inimesest, väga konkreetsetest näidetest, aga ma arvan, see ongi see erinevus, et nende väga konkreetsete näidete pealt on keeruline mingit arutelu üles tõmmata, sest me ei saa nagu ühe juhtumi pealt teha suuri üldistusi ja minna nagu laiemaks või üldse. No eks nad tahtsidki ilmselt nagu, et see üksikjuhtum kasvaks siis seal arutelus suuremaks ja et see, sellest teema on ikka suur, lihtsalt nad tõid välja selle ühe juhtumi, aga see võib-olla tundus natuke kohmakas. Minu mõelest kokkuvõttes ikkagi võib, ma arvan, seda uut saadet kiita, sest et see nagu mõte, võib-olla teostus on natuke jätnud veel soovida esimeste kordade puhul, aga nagu see nagu eesmärk, mida nad teha soovivad, ehk siis Eesti ühiskonna varjatud valupunkte siis nagu inimestele näidata, et see on minu meelest igati kiiduväärt ja need lood minu meelest on ka olnud päris huvitavad. Jaa, ei tegelikult see on väga lahe ja ma väga ootan, mis edasi teevad sellega, et nagu ma tahan juba näha, mis see järgmise täna teema on, siis mõtlesin, et see ikkagi võidab. Nõus. Tegelikult me küsisime oma Instagramis ka jälgijate käest, et kas nad on uut impulssi siis näinud ja praeguse seisuga siis 67% meie jälgijatest, kes vastasid, ütlesid, et nad on näinud ja 33% ütlesid, et ei tea, mis saade üldse on. Ja 80% nendest, kes olid näinud, ütlesid, et on täitsa okei saade. Nii et ma arvan, et meie auditoorium määrab meie saate sisu ja meil ei ole siin mingit vaba voli teistmoodi arvata. Rahvas on rääkinud, jah. Meediapalat. Aga möödunud nädalal andis Soome valitsus teada, et Eesti ja Soome vahel on kahjustada saanud Baltic Connectori gaasijuhe ja seal juures siis ka Elisa sidekaabel. Soome valitsus teatas samuti, et gaasituruga juhtunu ei ole mitte õnnetuse tulemus, vaid inimtekkeline ja Soome tabloid Iltalehti kirjutas, et Soome valitsus ja Kaitsevägi kahtlustavad gaasituru rünnakus siis Venemaad. Nagu hiljem selgus, siis veetis kaabli kohal terve nädalavahetuse Vene kaubalaev ja seal ümbruses oli siis veel 3 muud laeva ja süüdlase või põhjuse leidmiseks on käivitatud siis 2 riigi koostöös uurimine, kuid midagi sisulist me veel sellest teemast ei tea. See on nüüd natukene lahtunud teema, aga küsiks siukse küsimuse teilt kõigilt alguses, et kui šokeeritud te sellest uudisest olite? Lühidalt öeldes üsna šokeeritud. Nagu see sõjategevus, mis praegult Ukrainas toimub, see on ikkagi kuigi me kõik oleme sellesse ka kaudselt kaasatud, siis nüüd nagu saada selline nagu uudis, et ka Eesti lähedal on toimunud midagi
sellist, mis nagu konflikti nii-öelda ajendaks, see oli kergelt öeldes šokeeriv. No jah, sellest see uudis oli, eks ole, šokeeriv, mis natukene pehmendas seda, oli see, et meil seda, see Eesti riiki see ei mõjutanud selles suhtes, et see gaasivarustus siis, aga ajakirjandusliku poole pealt mulle meeldib, et seda väga sisuliselt kajastati. Lihtsalt see on praegu see oht, et hakatakse võib-olla liiga palju spekuleerima, et mis võis juhtuda või kes mida tegi, eks ju, et eks uurimise käigus selgub loodetavasti, et mis seal päriselt toimus, aga see spekuleerimine ja näpuga näitamine kellegi poole on praegu väga libe tee. Samas oligi eile sama Impulsi saade ju, Kristi Raik rääkis ka seda, et see tegelikult see kõik, mis meil see nii-öelda paanika siin on Venemaa jaoks väga kasulik, et nemad ju kasutavad seda kõike oma infosõjas, oma hübriidrünnakutes, et see diversioon, kui see oli diversioon, et siis igatepidi on see talle kasulik, isegi kui see ei olnud või kui see oli, aga see, et see, ja nad vaatavad väga tähelepanelikult, kuidas me sellele asjale reageerime. Sellepärast Venemaa positsioon Läänemerel on nüüd nõrgestatud selles mõttes. Ka Kristi Raik ütles, et rohkem kui 300 aasta jooksul nüüd on kõige nõrgem see tema positsioon Läänemerel, et jällegi see on spekulatsioon, et jälle, et no ei imesta, et siis järelikult mingeid nagu selliseid käike tehakse. Aga jah, et näpuga näitamine pole praegu kindlasti päris õige, aga nagunii Venemaa kasutab seda võimalust praegu ära. Igatepidi. No miks spekuleerimine halb on? Nagu ma mõtlen nagu ajakirjanduse mõttes et riigiasutused ei tohiks näpuga näidata suvalises suunas, aga ajakirjandus ju võib ju küsida ja mingisuguseid hüpoteese õhku visata. Muidugi aga isegi eksperdid nagu hoiduvad praegu sellest spekuleerimist, sellepärast konkreetseid tõendeid ei ole. No on ju need, et et mis laev tol hetkel seal oli, aga et kas reaalselt see laev ka seda tegi, samas need andurid saab on ju nagu öeldi, siis saab kinni panna selleks ajaks. Et kui me hakkame reaalselt näpuga näitama, et Venemaa tegi. Mida tegelikult Soome näiteks suhteliselt rääkiski sellest niimoodi, et Venemaa tõenäoliselt seda tegi. Eks. Soome on palju jõulisemalt väljendunud ennast. On jõulisemalt väljendunud, jah. Aga kas see on õige? See on kaalutuskoht, eks ju. Et me ei tea, et spekuleerimine on selline libe tee, et me ei tea kunagi, mis seal päriselt juhtus. Aga lõppude lõpuks võib-olla vahet ei olegi, on katki, siis on katki. On katki, siis on katki. On lihtsalt see, et kuidas nagu edaspidi, et kõige olulisem asi, mis välja koorub, on ju see, et kuidas me saame ennast kaitsta. Kui sellised asjad juhtuvad, siis sellised asjad juhtub nagunii. Et me teame, kes meie idanaaber on, et sellised asju, sellised rünnakuid juhtub meil pidevalt. Iseasi on see, et kas me saame reaalselt ka mingid seosed luua siis Venemaaga, aga sellised rünnakuid toimub. Et näiteks hiljuti oli Elronil oli mingi küberrünnakus, ei saanud enne piletid osta. Et neid küberrünnakuid toimub pidevalt, et siis tulebki see, et kui sellised asju juhtub, et mida siis sellest olukorrast õppida ja kuidas edasi toimetada. Parandage mind, kui ma eksin, aga minu meelest ajakirjandus ei ole küsinud seda küsimust, et miks need kaablid nii kehvasti kaitstud on. Või on sellest pikemalt kirjutatud ja räägitud? Seda on küsitud küll, et miks me ei jälgi neid kaableid nii hästi või aga see on jälle see ressursi küsimus ja kõik see, et väga keeruline on vee all jälgida, mis kaabli ümber toimub. No siin erinevad eksperdid, kes eksperdid võib-olla vale sõna, aga erinevad valdkonnaga seotud inimesed, kes võib-olla ka ise mingisuguseid teenuseid sellel alal pakuvad, on tegelikult välja toonud mitmeid lahendusi alates mingisugustest veealustest mikrofonidest kuni mingisuguste seadmeteni, mis siis mööda seda kaablit edasi-tagasi sõidavad, et minu meelest võiks nagu rohkem tähelepanu pöörata sellele, et see on valveta jäetud, et see selline hübriidsõja kontekstis nagu mingisuguste taristu kahjustamine on ju pigem aja küsimus. Ja see ongi see koht, kus nüüd peab reageerima ja tegema neid järeldusi, on ju? Okei. Teeme seda tagantjärgi, mitte enne. Aga vaata, kõik ju õpivad vigadest selles mõttes ja nüüd ongi see viga ongi nüüd praegu juhtunud, eks ole, ja nüüd saamegi selle pealt edasi minna, et kuidas nagu edasi kaitsma hakkame seda selles mõttes. Ma eeldan, et vähemalt nagu võetakse selline hoiak. Selleks ju see avalik diskussioon ongi vajalik, et me leiaksime need murekohad kiiresti üles. Jah, iseasi on see, et me teeme seda tagantjärgi, aga vähemalt me teeme seda. Loodetavasti. Ma tooksin võib-olla siinkohal välja, et nii mitmed isikud on siis ette heitnud seda, et meie valitsuse või meie riigipoolne kommunikatsioon on olnud siis pigem kehva. Leidsin siis Twitterist, oli vist küll Delfi vahendusel, siukse
tweedi, kus siis Raimo Poom kommenteerib siis üldist info liikumist, et seal on, tsiteerin, see on jah, üpris väljapaistev muster, tsitaadi lõpp, aga mida ta siis silmas peab, on see, et meie valitsus, ühesõnaga, et me saame teada mingisugustest kahjustustest enne oma liitlaste käest kui oma riigi valitsuse käest ja siis Raimond Kaljulaid vastas sellele, et tsiteerin, no vähemalt kuulete, sündmus toimus laupäeva öösel, esimesed kuulujutud, et polnud õnnetus, jõudsid esmaspäeva hommikul, aga Riigikogu briifiti neljapäeval ja siis on naerunägu, tsitaadi lõpp. Et ma ei tea, et kas meie ütleme, riigipoolne kommunikatsioon on olnud siis liiga kidakeelne või nagu ma mõtlen, et võib-olla siis peabki kriisiolukorras olema nagu, võib-olla Vaiksemest merevägi on öelnud, nad ei kommenteeri seda olukorda täpselt, on ju. See on üsna nagu üldine muster praegu ka, ma ei tea, võtame teiste valdkondade asju nagu koalitsioonikõnelused, et me teeme enne asjad ära ja siis kommenteerime, aga me ei ole valmis nagu protsessi käigus seda asja kommenteerima. Aga kas ei või ollagi sellepärast, et see infosõda on praegu niikuinii on ja keegi saab seda ära kasutada seda, et meil tuleb selline mitte otseselt paanika, aga see võib ju tekitada mingites valdkondades või pooltes seda paanikat, inimesed lähevadki närvi on ja hakkavad ennatlikke järeldusi tegema, et hakkavad näpuga näitama ja sellest tuleb veel suurem jama, eks ole. Et võib-olla sellepärast nagu ei taheta rääkida praegu. Võib-olla see ka, et no see on alles nagu uurimisjärgus ja nad ju siis ei leidnud, et neil on nagu eriti midagi öelda, jah, et no okei, seda kindlasti oleks võinud öelda, et minu hinnangul vähemalt, et selline asi on juhtunud. Kui sa seda ka ei ütle, siis on natuke kehvasti, aga... Siis nagu hoitakse informatsiooni inimestest, jah. Jah, aga noh, arvestades seda, et me pole veel eriti kuhugi jõudnud ja nagu Christopher, sa mainisid, siis me põhimõtteliselt nagu spekuleerime hetkel, kuigi me väga palju ei tohiks seda teha, aga noh, otseselt meil ei ole nagu mingid kindlaid põhjapanevaid fakte peale selle, et nagu see on kahjustatud. Ja kohe tuli ju välja ka see, et see on inimtekkeline, eks ju. No jah, see ja ka, sealt kohe nüüd tegelikult need spekulatsioonid ka nii-öelda sündisid. Kaja Kallas ütles ka ERR-is, et me ei tohiks praegu väga palju spekuleerida, vaid laseme uurijatel oma tööd teha ja see on tegelikult õige selles mõttes, et no samas sa selle väga hea selle näite selle koalitsioonilepinguga, et kui hakatakse mingeid asju nagu arutama ja tuuakse välja mingeid stsenaariume, siis kui see jõuab avaliku arutelu, siis on väga keeruline sealt nagu edasi minna, et kui tekib avalik debatt mingite asjade üle, et uuringu käigus samamoodi, et saadaks ju tulemusest rääkida alles siis, kui tulemused on reaalselt olemas. Et kas seda nii-öelda uurimise käiku nii palju pidevalt kommenteerida, et ja mingit spekulatsioone esitada, et see on päris... Ei, mõtlen, siit pealt võib tulla isegi juba see valeinfo teema ka vaata, et hakatakse spekuleerima, et siis läheb mingi info, läheb ringlema ja siis nagu kasvab aina hullemaks ja siis ma lihtsalt torkasin see vahel. Väga õige mõte, jah. Jah, võimalik. No selles mõttes vähemalt praegu on nagu kõige hullem asi ära hoitud, et tegelikult ei saa öelda, et meediakajastus oleks olnud puudulik. Kindlasti mitte. Aga ta on olnud iseloomult rahulik. Et ta on siuke väga ettevaatlik, aga jah, selles mõttes on olnud hästi, et kui see ruum oleks täitsa tühjaks jäetud, siis oleks võib-olla olnud rohkem ruumi valeinformatsiooni levikul. Ma olen täitsa nõus, et ajakirjandus on siin tublit tööd teinud, et igasugused hakatud tegema igasugused visuaalseid asju ka, et on need interaktiivsed kaardid ja kõik see ja et mis laev kuskil, mis hetkel oli, et see on väga oluline, et ajakirjanduses sellist asju kajastatakse. Meediapalat. ERR teatas eelmisel neljapäeva hommikul, et üle Eesti saadeti erinevatele asutustele, sealhulgas ka koolidele ja lasteaedadele meili teel siis selline lapsikus võtmes venekeelne pommiähvardus ja siis politsei hinnangul oli tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega. Nagu selgus, siis tegelikult samasuguseid pommiähvardusi sai ka Läti ja Leedu koolid, ehk siis võib järeldada, et tegu oli sellise ettekavatsetud ja läbimõeldud ähvarduslainega. Põhjus, miks me seda teemat siin saates ka käsitleme, on kindlasti selle uudise olulisuses, samuti unikaalsuses ja muidugi saab ka kuidagi ilmselt liigitada selle nii-öelda sellesse sabotaažipuntrasse, mis meil siin viimaste nädalatega on olnud, et neid on olnud päris palju ja järjestikku on tulnud. Et mis teie sellest meediakajastusest arvate, et nagu me nägime, siis tegelikult umbes mõned päevad hiljem sai Viru keskus sai pommiähvarduse, mida muidugi ei seostatud sellega, siis
Delfi vahendusel saime siis teada, et ka ühte kooli oli ka üks nooruk võtnud sellise pommitaolise eseme kaasa ja seal ka nagu seostati seda nende ähvardustega, et mis te arvate sellest meediakajastustest, et mis need nagu tagajärjed on olnud sellele? Tagajärgest ei oska nagu otse öelda, isiklik kokkupuude puudub, aga ajakirjandusliku nagu kajastuse poole pealt minu meelest on nagu õige, et seda kajastatakse sellisel viisil, nagu seda praegu tehtud on. Et väga rohkem ei annaks ja vähem võib-olla poleks mõistlik. Ma ei tea, ma arvan, et see on väga oluline, sest räägitud on sellepärast saab ka jälle mingisuguse vestluse, on ju. Et ongi, näiteks juba see, et see mingi nooruk võttis endaga pommi kooli kaasa, eks ole, on ka juba see, et okei, aga miks ta seda tegi, on ju, kas me äkki saaksime sellest natukene rääkida, et nagu, kas see on noorte meelest naljakas või nagu kuidas noored, ses mõttes see läheb sinna teemasse ka, et kuidas noored seda sõjasituatsiooni üldse näevad, et kas see ongi mingi kauge jama kuskil või see on päriselt nagu puudutab meid ka või et kui me teemegi toon mingi pomm, mõtlen ha-ha-ha, ma olen nagu kuskil Venemaa või mis iganes. Et siis kust see mõtteviis tuleb, on ju, et see avab, minu meelest see avab nagu selle vestluse poole ja mul on 2 tuttavat koolidirektorit on ka, kelle koolidesse tehti ka see ähvardus ja selles mõttes see on nagu väga selline sürrasi tegelikult, sest et mina alguses, kui ma nägin seda teavitust, mul tegelikult oli sõidutund ja siis mu sõiduõpetajale helistas ta enda poega, siis see poeg ütles ka, et mind saadeti koju, et meil tuli pommiähvardus ja siis ma arvan, et sõiduõpetaja ka, et aga oot, mis nüüd juhtus, et ma nagu vaatas ka kohe uudiseid, et ütles, et ta nagu ei näinud sellel hetkel kohe, et see vist järelikult tuligi siis mingi paar tundi hiljem, kui see kõik juhtus, on ju, aga ja ma tean, mul on vend näiteks käib koolis ja tema ütles ka, et nad ei olnud nagu paanikas, aga et korraks oli hirm küll, et aga mis siis, kui päriselt juhtubki midagi, on ju. Aga tema ütles, et neil näiteks kool ei teinud väga midagi. Politsei andis juhised selleks, et tegelikult see on rämps posti. Aga nad muretsesid just nagu sellepärast, et juba kohe, kui see nagu tulnud oli, siis kõik olid mingid, see on nagu nii mingi jama vaata ja õpilisi olid ju nagu suht juba ikkagi hirmul, et nagu ega nemad ju otseselt ei tea, et kuidas mingit seda tulebki selle valainfo teema tagasi, on, et nad ju ei tea, kuidas valainfot nagu sellest päris asjast siis nagu eristada ka. Minu meelest, kuigi need ähvardused, jah, nagu Roosi mainisid, nendel ei ole mingit nagu tõsiselt võetavust, siis mingi hetk nad ikkagi võivad päriselt ollagi nagu ohtlikud. Ja selle puhul on näiteks Postimehes avaldatud arvamusartikkel, kuidas riik peaks sellele reageerima, et näiteks alarmsüsteemi kasutama ja see oleks nagu ainult koolide nii-öelda vastutada, et nemad saaksid selle olukorra hakkama. Et jah, mingil määral peaks ka riik selles olukorras nagu seda olukorda nii-öelda kuidagi lahkama ja reageerima sellele ja nad reageerivad ka ju praegu, teevad koostööd ka Läti ja Leedu nii-öelda uurimisüksustega, kes samamoodi ju praegu kontrollivad ja uurivad seda asja. See on viimasel ajal juba mitmes uurimine, mis meil käib, me siin just rääkisime Baltic Connectorist ja nüüd on täpselt see jälle kuidagi koondub sinna ühte. Ma mõtlengi seda, et need uurimised, kui kaua need nüüd aega võtavad need, ma ei tea, 3-4 kuud, pool aastat, aasta 2 on ju, et tegelikult see on mandunud juba asi. Jah, et olukord maailmas muutub nii kiiresti, aga ma mõtlen seda, et kui need tulemused nüüd selguvad, et kas hakatakse asju õigete nimedega nimetama, et kui tuleb välja, et selle taga on mingi teine riik nende tegude taga, siis see on ju nagu, see on hübriidsõda, see on otseselt meie taristu ründamine, see on otseselt meie inimeste nagu ähvardamine, et me tapame teid ära, see on konkreetne ähvardus, me tapame teid ära. Sest see tekst tegelikult, mis ju ringi aeti, et ma olen näinud ka mingeid pilte sellest ja tõlkeid sellest kõigest, see oli ikka nagu üsna jube tegelikult, kui see on, ma ei tea, kas te olete näinud, aga milline see nagu, mõtlen just see sõnum, mis kool saatis ja välja nägi, et ma lihtsalt kardangi ise seda, et aga mõtle, kui praegu mõtleme ikka mingi jama on ju, ärge võtke tõsiselt ja siis me ju ei tea, äkki mingi järgmine kord tegelikult juhtub. Et siis see valvsus kaob nagu ära, vaata. See on see kuulus hundi ja talupoja jutt, mis ta on, et kui talupojak teeb nalja, et hunt tuli ja tegelikult ei tulnud ja lõpuks ta ikkagi tuli, et aga ähvardustega ongi see probleem, et ega me ei tea ja kui tehakse nii suuremahuline ähvardus, et kas nagu, aga see ju näitab ka meie nõrkust, kui me nüüd kõik paneme pausile, ministeeriumis kõik välja, koolides kõik välja,
et sellega näitab seda, et tekivad mingid lüngad. Ja nüüd on jälle see oluline koht, kus nagu riik peab õppima nagu sellest, on ju, ja sa mainisid selle uurimise asja, et see võib võtta aastaid, on ju, aga see ei tähenda seda, et uurimist ei peaks nagu läbi viima, eks ju. Ei, absoluutselt jah. Aga lihtsalt, et meie ei tea, on ju, kuidas uurimine välja näeb ja miks see nii palju aega võib võtta. Aga tõenäoliselt me ei saa ise ka seda kiirendada, aga näiteks sama päeva õhtul, kui see uudis tuli, siis näiteks Aktuaalne kaamera seda ei kajastanud. Mitte üheski, kui ma järele vaatasin, vähemalt mina ei märganud, et ei kella, mis ta on seal 5, 6:30 ja 9 uudistes. Et huvitav, kas see oli ka siis teadlik valik või miks nad sellise otsuse siis tegid? Sest kui muidu mõelda on ikka mingid, kui on olnud mingid küberrünnakud ja mis iganes, no see pole sama asi muidugi, aga lihtsalt, et kui on midagi toimunud sellist, mis on üle Eesti ja tegelikult üle Baltikumi nagu pärast selgus on ju oluline olnud, et siis ikka tavaliselt öeldakse, kas või mainitakse või kas või jookseb kuskil all, vaata mida, kas seal all äkki jooksis midagi või? Ma ei tea. Ja mõtlengi, et nagu ma arvan, et jooksis ikka. Kajastamise mõttes on jälle dilemma koht, et kas kajastada või mitte, on ju. Et see klassika, et me anname tähelepanu inimesele, kes teeb midagi kurja, aga no Rahvusringhääling saab seda endale lubada, et nad ei pane seda sisse ja noh, nendel on kõige võimsam uudistesaade Eestis ja sellel on nagu roll, aga kõik teised kanalid on ju, Tartu Postimees minu meelest väga palju kirjutas nendest erineva nurga alt, nendest ähvardustest, aga sul ei ole ju tegelikult valikut, nagu sa ei saa nendest kirjutamata jätta, kui sa oled ajakirjaniku rollis, et noh, need on klikid, kuidas ma jätan need saamata ühest küljest ja teisest küljest, nagu see on ka väljaandepoolne surve, et noh, et me ei kirjuta, konkurent kirjutab, nagu noh, ma ei tea, et pluss nagu see tegelikult ka ikkagi ju, et kui sa ei kirjuta sellest, siis ma arvan, et väga palju inimesed nagu, et aga see juhtus, et mis te nagu vaikite maha selle, et see juhtus. Paljud inimesed saikis äkki nagu, enamus said sellest ju meedia kaudu, ma arvan, teada ka äkki võib-olla mõni ma ei tea, lapsevanem võttis Postimehe lahti, Tartu Postimehe siis ja nägi, et selline artikkel on ilmunud ja siis kohe lihtsalt nagu lapsele, et et kas sul on kõik korras ikka? Kas sa oled elus või? Ärme piirdu nagu ajakirjanduses sellele tasandile ka, et me teeme seda klikkide nimel, on ju. No kindlasti see on oluline osa, on ju, aga ajakirjanduses on see oluline roll informeerida inimesi, et seda suurt pilti, et muidugi seda pidi kajastama. Et ma arvan, selles keegi ei kahtle. Ja kui vaadata veel seda, et keda rünnati kõige haavatavamat gruppi ühiskonnast, lapsi on ju. Ja nende, ütleme, meediakirjaoskus ei ole samal tasemel, mis võiks olla nagu täiskasvanud inimestel või võib-olla on parem, ma ei tea. Aga nagu üldiselt ikkagi see info hakkab nii kiiresti levima seal igasugustes keskkondades nagu Snapchat ja nii edasi, et noh, et kõik ju tahavad filmida seda, kui neid evakueeritakse välja, seda juhtu iga päev ja siis selles kontekstis on jällegi vajalik, et seda kajastatakse, et see ongi see dilemma koht, on ju. Et jaa, noorte seas tegelikult see vale infoga levis, et kui siin levis mingisugune pilt, kus oli nii-öelda Delfi artikkel oli pealkiri ära muudetud, et Viljandi kesklinna koolis leitud pomm tekitas tervele Eestile suurt hirmu, et tegemist oli vale uudis, mingit pommi ei leitud, ja siin oli ka oluline osa sellele, et Sakala sellest kirjutas, et selline väärinfo levib, et kindlasti sellised juhtumid tekitavad sellist ka valeinfo lainet. Jõudis ka ajakirjandusse otsapidi? Peabki jõudma, sest kui ikkagi valeinfo levib, siis peab ajakirjandus selle ümber lükkama. Ei, ma mõtlen, kas see artikkel väitis, et oli pomm või see kirjutas probleemist? Ei, see muudeti nii-öelda, vaata, sa saad arvutis võtta lahti mingi Delfi artikli ja muuta ise pealkirja ära ja siis tehti pilt sellest, et see oli selles mõttes, et selline valeinfo levib, et tegelikult sellist uudist ei olnud. Okay. Ja muidugi see uudis jõudis ka välisajakirjandusse ka, et ma arvan, see on ka oluline ära mainida, et siin kirjutas sellest Poola televisioon kajastas seda USA uudisteagentuuri Associated Press, samuti Bloomberg, et neid kindlasti oli veel, ma kindlasti kõik leidnud, et see näitab ka juba, et tegemist oli tegelikult märgilise juhtumiga, sest kõiki Balti riike rünnati. Küsimus on selles, mis märgise meie mainele jätab, et ühest küljest on hea, kui vähemalt kuskilgi väljaandes sõna Estonia ära mainitakse, aga teisest küljest nagu, mis kontekstis see võib-olla natuke mängib ka rolli, on ju. Siin küll minu arust mingit maine küsimust ei ole. Ma ei ütleks ka, et siin on maine küsimus. Ei maine küsimus, ma mõtlen pigem, kui me mõtleme nagu mingi välisinvesteeringute ja selle peale, et see näitab ikkagi seda, et nagu olukord on ebastabiilne või ma ei tea. Aga seda ju teatakse ikka väga pikalt juba, kui me oleme Venemaa kõrval, see olukord ongi ebastabiilne, meil ei olegi varianti siin. Me asume maailma lõpus. Me oleme
siin on vaba maailma lõpus, me oleme täpselt piiri peal, et selliseid asju juhtub ja kõik teavad seda. No okei, jah, see välisinvesteeringud, see ohutus, eks ju, aga ma arvan, et ega kõik teavad seda, mis olukorras me siin oleme, ega tegelikult see nii hull ei ole. Et lihtsalt me oleme agressorriigi kõrval, terroristliku riigi kõrval. Ja me peame olema valmis selleks, et midagi võib juhtuda. Täpselt, see valmisolek... Ei, ma tahtsin küll, et eks siis nagu sellist asjast välja teha on tegelikult oluline. Et me saaksime teha neid ettevalmistusi ka järgmisteks kordadeks. Sest me teame, et neid asju juhtub, nagu enne juba mainis. Minu meelest oluline tagatis on ka see, et need inimesed, kes nende asjade taga on, et nad võetakse vastutusele, sest et kui järjest juhtub sama Balticconnector, nüüd pommiähvaldused, et me leiaks lõpuks ka üles nagu need inimesed, kes on nende asjade taga. Sest et nagu kui ongi see, et keegi nagu otseselt nagu süüdi jääb või no me ei leia süüdlust üles, siis võibki ka nagu samasti ka korduma jääda, et nagu teitaksegi, et see on haavatav koht, et seda me üritame siis edasi niimoodi survestada. Oluline on tähelepanu pöörata sellele, et kui see karistus tuleb, et siis et inimesed saavad aru, mis see tagajärg reaalselt on sellele. Liigume siit jalgpalli juurde siis. Meediapalat. Septembri lõpus teatas Euroopa Jalgpalliliit UEFA, et Eesti korraldab 2026. aasta U17 noormeeste jalgpalli Euroopa meistrivõistlusi. Ühtlasi tuli kohe pärast otsust teade, et rahvusvahelistel võistlustel saab uuesti osaleda ka Venemaa U17 koondis. Otsuse järel küsisid ajakirjanikud Jalgpalliliidult, kas Eesti ja Venemaa koondised mängiksid omavahel, mille peale ei vastanud Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak konkreetselt ei jah ega ei. Selge seisukoht avaldati alles nädala pärast, kus Eesti Jalgpalliliit teatas, et Eesti koondised ei mängi mitte üheski vanuseklassis Venemaa koondistega. Meedias oli Jalgpalliliit selleks ajaks saanud suure kriitika osaliseks, et koheselt ei avalikustatud selget UEFA otsust taunivat seisukohta. No mida me sellest Eesti Jalgpalliliidu järjekordsest möödapanemisest arvamist? Ma tuletan meelde, see ei olnud esimene kord, et Karpini pildiskandaal samamoodi jaanuaris tekitas palju furoori. Võiks öelda, et nad löövad kommunikatsioonis samamoodi mööda nagu palliplatsil väravast. No see on tõesti nagu tekib küsimus, et mitu korda me peame ühe ja sama reha otsa astuma, et lõpuks ükskord õppida, sest et oli Soome, oli Läti, oli Leedu, Inglismaa, neid riike võibki nimetama jääda, kes ütlesid koheselt välja selle seisukoha, et nemad ei mängi Venemaa vastu ja nad ei poolda seda otsust, mida UEFA langetas ja lõpuks ka UEFA siis mõned päevad või täpselt kuupäeva ei mäleta või seda perioodi, aga nad võtsid selle otsuse lõpuks tagasi, sest et nad nägid, et see nende otsus ei leia toetust, jalgpalli üldses, nagu riigid ei toeta seda otsust, aga nagu seda enam tekib küsimus, et miks Eestil see nii kaua aega võttis. Jah, Eesti oleks pidanud kohe ja konkreetselt ütlema. Me teame küll, mis on juhtunud siis, kui Venemaa suunal ei ole võetud jõuliselt sõna, eks ju. Me teame, mis siin juhtus selle dirigendiga. Mustoneniga, eks ju. Karpiniga. Et selliseid asju nagu, kuidas nagu ikka veel pole sellest aru saadud, et Venemaa puhul peab võtma jõuliselt sõna. Ja ma mõtlen ka, et ma kohe mõtlesin ka selle Mustoneni pealt, kui ma lugesin siin Delfi artiklit selle jalga kohta, et siis UEFA ütles, et laste karistamine täiskasvanute tegude eest on väär. Ja mõtlesin ka selle pealt, aga sellepärast meil sanktsioonid ju ongi, et me saaksime nagu kõike seda survestada, et Venemaa, nad ei saa aru arvatavasti, aga et kuidagi moodi nagu me näitaksime välja, et me nagu ei aktsepteeri mitte midagi. Et te ei saa mingit võimalust, et kui te nagu hakkate normaalselt käituma, et siis saate endal võimaluse. Siis mõtlesin kohe selle Mustonenese peale ka, et nagu jälle samamoodi on ju, et hoiame kultuuri ja poliitikat lahus. Jah. No Venemaa puhul sa ei saa, sport, kõik sellised asjad, sa ei saa jätta, nagu sa ei saa kunagi meelest ära unustada seda, et mida sport tähendab Venemaa režiimis. See on selge see režiimi käepikendus. Sa esindad seal riiki, nagu otseselt sa esindad seda riiki ja seda režiimi. Et see on asi, mida tuleb kogu aeg meeles pidada. Ja nagu selle pärast ei saa ka nagu mitte üheski vanuseklassis, mitte ühelgi võistluse tegelikult Venemaa osaleda praeguses olukorras. Ei saa nagu erandit teha sellepärast, et keegi on lapsed, vaata ka, et mis sa arvad, et nagu lapsed, no muidugi ma ei ütle, et kõik on propaganda all kinni, aga samas nagu lapsed on ka väga avatud ju propagandale, et me ei saa nagu öelda, et nemad on täiesti
täiesti süütu, et kas siis nagu tahtmatult või tahtlikult, eks ole. No see jutt, et me ei saa Venemaa lapsi nii-öelda karistada, see on lihtsalt räige demagoogia, et öelge seda Ukraina lastele, kes olid Mariupoli teatris, kui venelased seda pommitasid, et see, kas sa saad mängida jalgpalli versus see, et kas sind tapetakse ära, need on nagu täiesti erinevad asjad, see on nagu see on lihtsalt sulaselge demagoogia ja selle, ma ei tea, mille tõttu seda kasutatakse, aga see selline seisukohavõtt, see nagu süvendab seda narratiivi sellest, et venelased on ohvrid, et see läheb selle narratiiviga kokku, et tegelikult ukrainlased hoopis pommitasid Donetski elanikke ja sellepärast Venemaa läks neid päästma, kõik see vale, mida meile räägitakse, see on minu meelest osa sellest suurest agendast. Aga siinkohal ma arvan, tasuks kiita Eesti spordiajakirjanikke, kes võtsid häälekalt sõna sellel teemal ja kes koheselt nagu kritiseerisid seda, et kuidas on võimalik, sest kõigil oli meeles, et jaanuaris oli täpselt sama lugu, et tehti pilt Karpiniga ja siis ei tulnud kohe seda, et me taunime seda otsust, me ei ole nõus sellega, et see ei ole okei. Ja nüüd ajakirjanikul oli hästi meeles see ja nad tõstsid selle kohe uuesti üles. Ja see oli ka põhjus, mille pärast Jalgpalliliit küll nädal hiljem, aga lõpuks siiski avalikustas oma seisukoha, et nad ei mängi Venemaa vastu. Ja see on suuresti tänu ajakirjandusele, kes niivõrd põhjalikult ja intensiivselt seda teemat käsitles. Ja samuti sponsorid, kes tegelikult hakkasid ära hüppama, et ma nüüd ei tea täpselt seda ajalist järjekorda, aga ilmselt ajakirjandusel on suur roll selles, et kas A. Le Coq tahab oma nime sellega seostada või mitte või ABC Motors ja kes seal veel on. Mäletan, Ville Ärik ka Postimehe spordiajakirjanik isegi rääkis sellest, küsis Aivar Pohlakult, et kas ABC Motors on üks suur toetajatest, et kas autod hakkavad ära sõitma sealt A. Le Coq Arenalt või et kas A. Le Coq Arena on üldse see, kas seda staadioni, Lilleküla staadioni saame nimetada üldse A. Le Coq Arenaks, arvestades, et suurtoetajad enam ei toeta neid, kui sa nagu seisukohta ei avalikusta sellel teemal. See EJL-i seisukoht või see nii-öelda kommunikatsioon, mul meeldis seda kutsuda selline tagantjärele päästmise kommunikatsioon, et seda on juhtunud ka varemgi. Et erinevate juhtumite puhul, et selline tagantjärele, TTJ on hea näide, kui nad üritasid siin või kommunikeerisid nende sõnul, eks ju, valesti seda reguleerimise asja, et siis tuli tagantjärele jälle see tagantjärele päästav kommunikatsioon on ju. EJL-i puhul samamoodi nad tagantjärele tegid need nii-öelda selle jõulise seisukoha andsid, jah, et selline asi nagu on, kas ei või nagu kohe alguses normaalselt asju teha või kuidas on võimalik, et sellise teema puhul nagu kohe ei võeta nagu kriitiliselt sõna, eriti nähes, et teised riigid seda teevad, et see, ja nagu näha, siis tegelikult ajakirjandus sai väga hästi aru sellest, et jõulised juhtkirjad ja jõulised pealkirjad uudistele, Ja me oleme nagu selles edasi liikunud, et me ei räägi enam mingisugusest nii-öelda sõnavabadusest, et me tohime jätta mingeid asju ütlemata või me tohime midagi öelda, sest meil on sõnavabadus või mõttevabadus, et nagu sellest etapist oleme me edasi saanud, et seda ei tooda enam vabanduseks, miks mitte nagu terroririiki nagu hukka mõista, on ju. Et selles mõttes ma arvan, et see on suuresti ajakirjanduse töö tulemus. Sõnavabadust rääkides, see on ka huvitav asi, mida välja tuua, et Jalgpalliliidus oli pressikonverents enne Aserbaidžaani mängu ja ajakirjanikud küsisid, et kas mis seisukohad on nagu teistel inimestel, kes ka sinna juhtkonna kuuluvad ja vastus oli see, et siis nagu seisukoha formuleerib juhtkonna siis esimees ehk siis president ehk siis nagu mitte keegi teine sealt juhtkonnast ei andnud mingit seisukohta. See tekitas ka nagu küsimusi, et mis seal nagu täpsemalt lahti on siis Jalgpalliliidus. No ma eeldaks selle peale, mis sa rääkisid, et nad lihtsalt, kui nad hakkavad kõik rääkima erinevat juttu, et kõrgem ütleb, et ei taha sellest rääkida kuskil nii-öelda allpool, eks ole, siis hakkab rääkima, et ei tegelikult mõista, miks seda väga hukka ja mis iganes, siis see loob jälle selle, et aga
kas te nagu üldse suhtlete omavahel või kas te olete üldse nagu üks kindel juhtkond koos, eks ole, et noh, eks kindlasti on mõistlikum siis sellises olukorras ju mitte sõna võtta ka. Jah, noh, aga samas see on nagu ka su enda nii-öelda väärtuste küsimus, et mida sa õigeks pead, et kas ma tahaksin, nagu ma isiklikult hakkaks küsima, et kas ma tahaksin töötada sellises kohas, mis on vastuolus minu isiklike väärtustega, et ei, seda kindlasti, jah. et kui mulle öeldakse, et ma ei saa seisukohta võtta mingil teemal, mis näiteks puudutab mu, ütleme, isamaa, noh, vaba maailma kaitsmine. Patriotism. No põhimõtteliselt jah, patriotism, et see tähendab, no see põhimõtteliselt nagu sa pead seisukoha võtma, aga sa ei saa seda teha, sest et sul ei ole see lubatud nagu tööandja poolt põhimõtteliselt. See on nagu minu meelest koht, kus sa pead nagu, noh, selliste teemade puhul sa pead küsima enda käest, et mis on nagu õige ja mida sa nagu olulisemaks pead. Ma sellega olen nõus, aga lihtsalt võib-olla nagu, kui vaadatakse kõrvalt sellist olukorda, eks ole, et kus mingid inimesed ütlevad, et nemad ei võta sõna ja keegi teine võtab sõna jälle, kui nad on näiteks kokku leppinud, et nad ei hakka praegu sõna võtma, eks ole. Et siis lihtsalt see, et siis ei ole asi enam ühtne, et te töötate üksteise vastu ja see tekitab jälle nagu teise probleemi, siin on esimene probleemi otsa juba. Mina vaataks asja lihtsalt niimoodi, et siis ma saan aru, miks oli kokku lepitud, et ainult üks inimene kommenteerib seda teemat. Sest et muidu tuleb sealt välja mingi uus probleem ja kas nagu neid nii palju asju peab kuhjuma üksteise otsa, vaata. Ikkagi see EOTL-i seesmine kommunikatsioon peakski olema ühtne ja selgelt arusaadav, et see, et Aivar Pohlak kohe alguses seda selget ja adekvaatset vastust ei andnud, et see näitab, et neil on seesmiselt ka kommunikatsiooniprobleemid, et ei ole eelnevalt kokku lepitud mingeid asju või siis lepiti lihtsalt valesti kokku ja siis pärast tagantjärele muudeti seda. Ma kaldun arvama, et see päris nii ei olnud. Et tundub, et Pohlak tegi selliselt, ta ei kasutanud õiget strateegiat sellises olukorras. No mis ta ise on välja öelnud, et Postimehega suheldes oli see, et ta ei saanud aru, et mida talt eeldatakse ja siis sellega õigustas nagu oma esialgseid seisukohti. Lubage naerda. Ja mis mõttes eeldatakse? Nagu, et ajakirjanik, et mis vastused te tahate oma küsimustele või mis see point seal on? Mis ma ütlema pean, öelgite mulle palun? Jah, põhimõtteliselt, pealkirja on selline Postimees, et minu nõrkuseks on, et ma ei oska käituda ootustele vastavalt. Aga kas sa peaksid siis olema juhi kohal või? Sa pead ju olema esindaja nagu. Sa oled esindaja täpselt. Mida mult oodatakse? Ootustele vastavalt, et see ei ole ju mingisugune lambi kohas tekkinud ootus, et nüüd ajakirjanik tuleb ja tal on mingi ootus ja kui sa vastad valesti, siis ta kirjutab just paraja sopaloo, on ju. See ei ole nagu see kontekst või nagu minu meelest see pealkiri annab veits seda vibe, et nagu, et ta see on nagu veits pleksimine, vaata, et nagu, et ma saaks aru, kui on mingi, et räägime mingist kellegi lemmikohvist, vaata, et nagu, et ma ei tea, mis ma nagu vastama pean, vaata, kui on nagu mingi suur probleem, siis sa ei saa öelda selle peale, et ma ei tea, mis minul toodetakse või. Aga igatahes ajakirjandus on minu hinnangul väga hästi selle intsidendi puhul tegutsenud. Näiteks Ekspressis on artikkel, et Pohlak lootis kavaldada ja peaaegu kaotas Vutiliidu rahastajad. Ja samamoodi ka Delfi spordiajakirjanik Madis Kalvet juba mingil määral juba suunas ka seda, et kuhu see intsidendi nagu, kuidas see intsident lõppeda võiks, ehk siis tema tegi artikli sellest, et kes võiksid olla juba järgmised jalgpalliliidu presidendid, ehk siis Aivar Pohlaku järelkäijad. Et siin on selgelt näha, mis seisukohal on Eesti ajakirjandus. Jah, selle näitas ka Eesti Päevalehe juhtkiri, eks ju, kus oli pealkiri, et Pohlak juhib meie jalgpallimülkasse, et õnneks on võetud väga selline jõuline seisukoht. Jah, Priit Kuusk tõi selle AK-eetris ka välja. Vot täpselt, ma tahtsingi lõpuks sinna jõuda, et Priit Kuusk Aktuaalses Kaameras enne spordiuudiseid ütles lõpetas selle enda sektsiooni väga, väga huvitavalt. Et ühesõnaga siin on see, mida ütles Priit Kuusk Aktuaalses Kaameras. Kohe on spordiuudised eetris, kus Kristjan hakkab haavas nuga keerama. Ma teen algust. Eesti rahvuskoondis viimased 4 mängu, löödud väravaid 0, sisserastud väravaid 15. Saab ka paremini. Kena õhtu jätku. Nojah, ma ei tea. Sellele järgi saab öelda, et mitte ainult jalgpalliväljakul ei saa paremini, vaid ka saab kontoris paremini.
see kena õhtu jätku oli siuke hea punkt sinna. Kirstordil. Yeah. Aga hea kuulaja, suur hea meel on, et meid lõpuni kuulasite ja meil on eriti suur hea meel, et saame iga 2 nädala tagant siin stuudios käia ja natuke ennast välja elada, kui nii võib öelda. Hea meel oli täna stuudios kuulda Roosi Rahnut, Siim-Marti Kuvenskit ja muidugi alati on ka minu ees siin istumas tähtsa näoga Martin-Erik Maripuu, mina olen jätkuvalt Kristoffer Moraveiski ja loodetavasti kohtume juba 2 nädala pärast, kus on meil selle hooaja esimene juubelisaade. Ja meil on kindlasti midagi erilist tulemas. Kõike head ja kuulmiseni. Head aega. Nägemist. Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgus, et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Kõige märksõna tõttavast päevast. Tere tulemast! Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Meediapala.